me juba käime, on ju? Jah, okei, vahet ei ole. Ahoi, again. Meil on siis nüüd selle hooaja viimane episood. Pane prillid ette. Meil on, pane prillid ette. Meil on viimane, issand, nendega mitte kui midagi, noh. Sa ei näegi, pane lihtsalt ette, oleme korraks lahedad. Viimane episood, saad sa, meil on 10 episoodi. 10 episoodi on tehtud. Katšing! Ja Kuramus siis küll. täna on siis selline... Ka lähme edasi ikkagi koolitusteemadega, siis te saate näha, kuidas Ilona siin ennast põlema. Ma põletan ära ja siis olen Instagramis rahulik tšikka ette. Ilona käib siin ennast välja elamas. Jah, see on teraapia. Vaata, kui ma muidu terapeudi juures ei käi, et siis ma pean tegema, siis ma eran siin välja. No ühesõnaga, täna on siis eriline osa, eriline viimane episood. Täna on samamoodi meil kõik lood, kes on sisse saadetud, kõik saavad endale auhinna. Auhinna. Minu salonkaupluse poolt tuleb siis sooduskood 15% kõigile personaalne ja Ilona teeb ka. Sooduskood ka. E-poe sooduskood täpselt. Okei. Ja mis see protsent on? No ma teen ka siis 15. 15% davai. Teeme siis 15%. Me teame, kes meile lugusid saatsid. Teie saate oma nimelise personaalse sooduskoodi, mis kehtib üks kord. Nii et tellige korraga. Nii et hoidke mütsi kinni. Nii et hoidke mütsi kinni täpselt. Nii, aga siis... see on 10. episood. Millal me tagasi tuleme? Me veel täpselt ei tea, aga ma usun, et see on äkki suve teisel poolel. Ma arvan küll, et suve naudime, sest ega ma arvan, et te tahate ka suve nautida aga me oleme aktiivsed ikkagi nagu sotsiaalmeedias, Instagramis, TikTokis. Likeige, share'ige ja nagu me oleme aru saanud eelmisest episoodist, et me peame panema salvestusnuppu. Salvesta, jah. Jah, salvestage ära, et siis... Save nupp on siis selline nagu hambakujuline nupp on, mis on seal... See on lipp. Tagurpidi lipuke. Noh, jah. Vanakooli vaata see, mis olid need nõuka ja see... Need vapid või need vimplid. Vimplid, jah, tagurpidi vimpel. Et vajutage sinna ja selles ja alati vaadake osi järele ja jagage selles mõttes oma tuttavatega nii lahedat podcasti. Just. Nii, aga lähme siis viimase... Jah, hakka pihta. Me hakkame pihta. Koolitused. Lugu numero. Undo. Peale kutsekat käisin lisaks veel hügieeni, keegi käis kutsekas, on ju, siis käis kutsekas kusagil koolis, on ju, ja siis läks hügieenikoolitusele. 25 € hügieenikoolitus. Kuna olin alles lõpetanud, ei osanud ka arvata hindadest midagi. Lõpuks, kui koolitus algas, võttis koolitaja lahti tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisel. Võttis selle lehekülje lahti netist ning terve see aeg luges lihtsalt neid ette, jagas samal ajal ekraanil ja rohkem mitte midagi muud. Tunnistus on ka mega udune ja halva kvaliteediga, mis ei kõlba juba välimuse poolest kuhugi ülespanekuks. Lisaks polnud see mingi hügieenikoolitus, neid seaduseid oskan ma ise ka lugeda. Lisaks jagas ta oma Instas kõikide tunnistusi, pannes sinna ka nähtavale kõikide isikukoodi luba küsimata. Kui kirjutasin talle, et ma ei ole nõus, et mu isikukoodi näha on, siis kirjutas mulle, et mina ei ole mingi koolitaja, et lähen teda õpetama, mida tohib ja mida ei tohi teha. Päris hull, jah? You know who? Jaa. Okei. Jälle siia sammu hoia. Ja. Et selles osas vähemalt nii palju ta teadis, et on olemas isiku... Tema on üldse nii vastuoluline koolitaja. Täielikult. Ta on eluaeg olnud ja ta jääb ilmselt ja ta vist... Aga võt, miks nüüd jällegi ma kutsun üles, sest selle koolitaja kohta on metsikult tagasisidet. On või? Muidugi, et on. Metsikult. Internetis on. No, minule otse, teistele otse, aga jällegi, kuna ta on nii bravuurikas inimene, siis keegi ei julge nagu öelda mitte midagi, sest võt täpselt nagu praegu ta ütles, et kuule, et see on juba isikukaitse seadusega juba, mis kuradi isikukaitse? Noh, ütle mulle. Isikukaitse, on ikkagi isikukaitse seadused. Sa mõtled ilu ja isikuteenuste? Ei, ma mõtlen just selle, et isikukoodi vaata ülesse pani. See andmekaitse. Andmekaitse seadusega juba sa ei tohi nagu ülesse panna vaata ja ta juba seda ei tea ja ta paneb võõra inimese isikukoodi ülesse ja ta tuleb ütlema, sa ei ole mingi koolitaja, kuule halloo, sa ei tea seadustest mitte essugi vaata. No tegelikult on niimoodi, et nagu kui koolitaja, ka sina samamoodi, et kui sul koolitus algab, siis sa tegelikult ideaalses maailmas peaksid oma õpilastega läbi rääkima, kas sa üldse tohid neid panna oma sinna. Noh, enamasti kõik nagu on okei ja fine. Kas ma võin ennast kiita ja nii ma teengi. Kui mina teen storiesi, siis mina küsin alati,
et noh, ma ütlen tavaliselt niimoodi, et ma üritan storiesi teha ilma nägudeta, ma ütlen alati, nad hakkavad kohe sätti, ma ütlesin, ei, ma nägusid ei pane, ma panen teie tegevuskäiku. Ja siis ma küsin alati, kas keda ma võin tagida, mina ei pane lampi mitte kedagi. Ei, isegi mitte nagu tagima, et sa ei tohi ka võõraid inimesi niisama filmida. Ei, seda ma tean, seda, jaa, aga mina üritan, kui filmin vaata, eriti veel mulle teinekord on modellid ise öelnud ka, et kuule, et noh, et mina ei, pole probleemi, aga ma filmin alati käsi. Väga harva, kui on, siis on juba, no ongi läbi räägitud. Ja meil on läbi räägitud juba, aga tõesti mina ei filmi niimoodi ja tunnistuste koha pealt ka, et tunnistused on pandud täpselt nii, nagu meil seaduse järgi on, mis seal peal on ja on ka isikukoodi rida, aga mina ei täida seda, vaid selle ma jätan ka õpilasele, tal on olemas rida, ma ütlesin, et mina ei täida, kui sina soovid täita, sul on see vabadus olemas, lihtne. Et tõesti sellised asjad on kõik läbi räägitud. Et aga näed, aga samas vaata, kui andekas koolitaja, kui kergelt saab 25 ORC kätte, tõmba ainult see leht lahti ja miks mitte, teeme ka loengu, teeme kinnise grupi, paneme mingi teema ja võtame mingisuguse selle seadusandluse lahti ja loeme ette ja kurat, 10 ORC. Ma tahan teile öelda niimoodi, et kes on iluteenindajad, kes meid on vaatamas, siis tegelikult on siinkohal, ma lihtsalt tahan öelda niimoodi, et noh, ühtepidi ma ütlen, et teades seda, kui vähesed iluteenindajad teavad, et on olemas tervisekaitse nõuded ilu- ja isukiteenuse osutamistele, siis kui te lähete Kosmeetikute Liidu lehele ja lähete sinna küünetehnikute lehele, siis seal on mida teada üks siuke punkt, lehenupuke ja minge sinna ja vaadake tegelikult, et mida te peate teadma andmekaitsest, muusika esitamisest avalikus ruumis, tervisekaitsenõuded, siis seal on, mis seal veel oli, seal on hügieeniplaanid, kõik see, mis see Olga Kurjanova teinud on. Ja. Dekomentatsiooni. Just. Seal on üks siuke 5 asja tegelikult, mida peab iga iluteenindaja teadma, et minge vaadake sinna lehele. Juba siis te saate targemaks ja te ei roni sellistele nagu mõttetutele 25 eurostele lihtsalt netti lahti, tehke ise netti lahti, lugege läbi, raisage see 25 euri mingi hea söögi peale. Ja pluss, et tegelikult see 25 euri võib teil vabalt kuluda aastas muusika esitamisele, raadio kuulamisele. Kas te olete üldse kursis, et te peate, need on Eesti Autorite Ühing, kellega te peate ühendust võtma, et peate tegelikult selle, isegi siis, kui sina ostad originaal CD-plaadi näiteks, Backstreet Boys, selles suhtes, tõmbab käjuga, seda sa võid osta, seda selle eest sa oled maksnud ja seda sa võid kuulata kodus üksinda, sest sa oled selle eest maksnud. Aga kui sa nüüd viid seda oma salongi, sa pead juba selle eest maksma. See, et sa teistele lased. Ja see maksmine toimub ruutmeetrite alusel, aga seda te saate kõik seal Eesti Autorite Ühingu siis lehel. Ja sõlmite nendega lepingu ja makse on tõesti väga väike. Väga väike, jaa. Aga siiski, aga ma ei tea, vanasti nad käisid kontrollimas. Sulle anti nagu kleepse, anti sul ukse peal kunagi, no ütleme siuke 10-15 aastat tagasi. Siuke oligi siuke EAU. EAU, jah, EAU see. Või mingi siuke, mingi sinine kleeps ümmargune oli sul ukse peal, et see andis siis märku, et sa oled maksnud selle eest. Aga inimesed käisid nagu, seda käidi kontrollimas tänapäeval, ma ei tea, kas käiakse, küllap käiakse. Nad võivad teha pistelisi vaata selles suhtes. Tagantjärgi tuleb sul see tagasi maksta pärast. Aga ühesõnaga, minge sinna Kosmeetikute Liidu lehele, valige see küünetehnikute see osa sealt ja mida teada siis või kasulik teada või midagi sellist on. Ja seal on kõik asjad välja tulnud, mida sa tegelikult olles nii üksi ruumis kui ka mitmekesi ruumis või veel enam mitmekesi ruumis. Üksi ruumis on natukene isegi nagu lihtsam, aga mitmekesi ruumis teil on juba väga palju nagu asju, mida te peate teadma. Circa 3 aastat tagasi alustasin ühes koolis siis õpinguid küünetehniku erialal. Üheks õppeosaks oli ka pediküüriõpe. Loomulikult kasutasime kõik võimaliku isikukaitsevahendeid ja hügieen oli õppeklassis paigas nagu kord ja kohus. Kui aga õpetaja mingil hetkel klassist lahkus, tõmbasin maski lõua alla, sest klass oli minu jaoks palav. Kuule, siin ei ole sellega. See ei ole koolita, see on nüüd vahe korraks, jah? Ja see on lugu, mis juhtus koolis. See on see jahutav lugu. Ilonat jahutav lugu. Kui aga õpetaja mingil hetkel klassist lahkus, tõmbasin maski lõua alla, sest klass oli minu jaoks palav. Jutustasin siis oma kursuse kaaslasega, kuna oli koroona aeg, siis harjutasime üksteise peale, et vältida kontakte ning samal ajal lõikasin tema varba küüsi. Ja siis see juhtus. Tema suure varba küüs lendas mulle kurku. Oh my god. Ärevuse tase juba tõuseb.
olgu öeldud, et tegemist oli üpris pikkade varbaküüntega, sest me teadlikult vältisime pediküüri enne, et oleks õppematerjali. Tore, et ma ära ei lämbunud, aga süda oli paha pooleks päevaks. Siit loom moraal, maski ei käi lõua alla. Õige! No kui ühtemoodi ei saa, siis sa pead ikkagi läbi oma nagu õppetunni selle... See oli äge lugu, aitäh. See oli tõesti nagu, see on humoorikas, aga õnneks juhtus, tähendab, õnneks midagi juhtunud, sest ega tegelikult... Ta ise kommenteeris ära ka. Täpselt. Meil ei olegi siin väga midagi meil rääkida. Ei olegi väga midagi, aga selle koha pealt nagu tõesti nagu, et eriti kui et need maskid ei ole liisama sinna nagu iluvärgiks, vaata, et kanname neid ikkagi, no eriti pediküüris selles suhtes, et varbaküüs kurku nagu, see on hästi lõppene lugu tegelikult, et hetkel me võime natukene naerda, on ju, aga see võiks koledasti lõppeda, vaata. Ja. Eriti kui tegu on pika varbaküünega. Tubli tüdruk. Jah. Et sa nüüd maski kannad. Jah. Ei, või no selles mõttes, et see on juba ära kommenteeritud. Ta kommenteeris ära, vaata. Ja selles mõttes, et siin jällegi, nagu ma aru saame, kooli kohta ei saa midagi halvasti öelda, et seal ongi kõik see kõik paigas. ongi korras. Ja neil on alati ikkagi nagu rõivastus ja kõik on nagu, neil on alati kõik see on lihtsalt selline kergelt nagu hästi lõppenud humoorikas selline lugu, jällegi õpetlik lugu, just. No nii, läheme siis natukene siis vähe siis jälle koolituste lugudeni. Ilona maailma astume. Nii, paar aastat tagasi käisin keelküünte täiendkoolitusel, ka ühe üpris tuntud koolitaja juures. No enam. Koolitus kestis 4 päeva. Täiendkoolitus, okei. Koolituse teisel päeval jutustas koolitaja modelliga ning neil tuli juttu küünetehnikute erinevatest tasemetest ja muust sellisest. Ja siis ütles koolitaja sellise lause. No aga vaata teda, ehk siis nagu mind, on ju, no kes meile kirjutas, ta on käinud mitmel täiendkoolitusel, lõpetanud selle kooli. Teko võib öelda. Teko kooli lõpetanud ja kutsetunnistusega, aga mitte midagi ei oska. No okei. Ma ei osanud esimese hooga isegi kuidagi reageerida ja vabandasin end, et pean käima tualetis, kus ma end tegelikult tühjaks nutsin. Loomulikult ma tean, et ma ei ole täiuslik, kuid äärmiselt ülekohtune on öelda, et ma mitte midagi ei oska, vaadates, mis turul toimub. Käisin nutt kurgus ja hambad ristis need päevad ikkagi lõpuni, olin suure raha maksnud, aga motivatsioon oli maas, et plaanisin päris tõsiselt oma tegevust lõpetada. Circa kuu hiljem sattusin aga Ilona koolitusele, minu koolitusele, kes andis vastupidi motivatsiooni ning ütles, et ei ole olukord nii lootused ning kindlasti ei peaks ma viilinurka viskama. Aitäh sulle, aitäh siis veel kord sellest. Sellest koolitajast veel nii palju, et tema suhtumine oli selline, et peale tema ei oska väga keegi küüsi teha. Ning vaidlesime temaga selles osas, et maniküüri etapis nahku töödeldes ei tohiks olla pöörded täistuuridel. Tema arvates pidid pöörded olema täistuuridel. Mina aga polnud nõus niimoodi tegema ja lonkas ka hügieen minu arvates oli kuulsterilisaator ja see sinine UV-kapp juba siis eilne päev, aga kokkuvõttes igalt koolitusest saad midagi ning maha visatud raha see ei olnud, sest neid nippe seal sain hulgaliselt, kuidas küünakuju paremaks saada. Tubli õpilane selle koha pealt, et tõesti isegi kui koolitaja oli ebapädev, siis ta tunnistas seda, et tegelikult ta ikkagi midagi sai. Üks lugu oli eelmises episoodis midagi sarnast, et see sai. Et selles mõttes, et vaata siin ongi... Ta lihtsalt nagu võttis isiklikult seda... Jällegi jõuame selleni, et sellised inimesed ei tohiks koolitada või siis koolitugu privaatselt üks ühele, mitte nagu grupis ja sa ei tohi mitte kunagi teist inimest maha teha, sest teate, tänapäeval on meil iga teine inimene diagnoosiga, paraku nii ongi. Et kas seal on, ma ei tea, ärevus, depressioon, ADHD, mis iganes, me kõik oleme inimesed, meil kõik on omamoodi lähenemise viisid ja kui sina koolitajana või siis inimesena, kes nagu võtab vastutuse õpetada seda inimest, sa pead oskama siis vastavalt nagu selle inimesega suhtlema. Kui sa ei oska, õpi. Kui sa ei taha õppida, jäta see koolitamine kõrvale. Sest tegelikult aga meie tänapäeva, eriti noorem generatsioon, kes peale tuleb, see vaimne pool on nii fucked up lihtsalt. Ja näiteks sellise kommentaari peale võib see inimene ja tehagi, ma ütlen nõmedad, aga otsa endale peale teha. Aga see samune koolitaja, ta ei mõtle mitte kunagi selle peale, et ta võiks seda teha. Aga meil on nii hästi sellise nõrga nagu vaimse nagu... Kas sa praegu tahad öelda, et selleks loo saatis, tal on nõrk vaimne ja see? Ei, ma ei räägi seda, aga lihtsalt ma näen ümber ringi, mis toimub selles suhtes, aga see võib, sest tegelikult me räägime praegu korrektsest inimese maha tegemisest teiste ees, mis ei ole ühele koolitajale nagu okei, oleks isegi leebelt öelda, vaata,
sest me ei tohi siin ropendada selles suhtes, et no see on nagu nõme, mina ütlen, oot sa vaata, kuidas sa nagu istud, on ju. Noh, põhimõtteliselt ma hakkan siin nagu maha, mida sa teed ja kui tuleb veel sellest välja ka see, et see koolitaja siis ei mõista ka kõiki neid töötehnika aspekte, kui ta ütleb, et neid nahku peaks töötlema täistuuridel. Ma üritasin lihtsalt nagu manada seda olukorda seal ette, et ja selliseid sa oled ise ka kuulnud ja meil on selliseid koolitajaid küll, kes näiteks mul on päris mitu inimest on ja päris mitu inimest, kes on nagu tänulikud sellepärast, et noh, et eks teadmisi ka juurde, aga pigem nagu minu nagu loomuse poolest vaata, ma olen hästi nagu rahulik inimene ja siis nagu see need episoodid on, ma olen juba rahulik inimene, ise läheb jumala leidli praegu, muidu ma olen juba rahulik inimene. Et selles suhtes, et inimesed, sest mina olen ka mõne asjaga jumala aeglane õppija, ma olen vahepeal nii blond, et ma küsin nagu elementaarset asja 3 korda, aga nii ongi, mul ongi vaja teinekord, kuule, ma nüüd küsin, võt, nii punkt ja siis ma näen, et see juba, kes seal vastas, see juba naerab. Satana! Et selles suhtes, et mul ei ole sõna. Ma lihtsalt, et tõesti, et ärge, sest me oleme ju kuulnud ka koolitajatest, kes sõimavad sõna otseses mõttes teiste ees õpilasi downideks. Ja minule on tulnud tagasiside, et noh, et kas sa oled mingi down või, et mida sa üldse teed seda tööd, on ju, et selles suhtes, et vaata, et sa ei oska ju midagi teha. Ma ütleks niimoodi, kui tegu on grupitööga, või grupiga vaata, siis tegelikult, kui teised inimesed on seal grupis adekvaatsed, siis tulge nagu selle, astuge koolitaja vastu või kaitske nagu seda õpilast nagu, et nii ei ole okei nagu selles mõttes, et sa hakkad nagu teist maha tegema. Kui sul on midagi talle öelda, kui tal ei tule midagi välja, võta ta nurga taha ja seleta talle võib-olla natuke privaatsemalt, anna talle tagasisidet, mitte sa ei hakka teiste ees, kui sa tunned, et sa ei saa temaga hakkama reaalselt, ära hakka teiste ees materdama, see ei ole okei. See on mul hiilge hetk, vaata, sa nagu ei räägi midagi või? Sa peaksid koolitama hakkama uuesti, Kristel, ma ütlen sulle. Natukene selliseks vürtsikamaks muutud seda elu. Saad aru, mul on nagu, ma olen nagu, või noh, tead, ma lihtsalt, kui ma neid lugusid nagu mõtlen, siis ma mõtlen ise, et nagu, vaata inimesed, kes sulle tulevad koolitusele, nad on kõik nii erinevad. Ongi. Sina ei mõtle midagi halba. Ei. Tihti, aga võib juhtuda, et mitte tihti, vaid võib juhtuda, et see õpilane loeb sinu nagu lausest midagi välja. Kui sa ütled talle, et ta on down, kas sa loed midagi valesti? Ma ei räägi sellest, ma räägin laias laastus, et ma ei räägi sellest, aga ma ütlen lihtsalt, ma räägin laias laastus nagu, et kui ma ise olles koolitaja, siis ma lihtsalt nagu tean, kui tundlikud, nagu sa just ütlesid, kui tundlikud need õpilased mõneti võivad olla, et nad võivad teha tegelikust väiksest asjad. Ma ei ütle, et see lugu on, ma lihtsalt laias laastus räägin, et ma ei ütle, et ükski meile saadetud lugu nüüd võiks olla nii, aga ma lihtsalt inimeste stressitaluvus on nagu niivõrd väike, et nad võivad ja see tulebki väga palju ka võib-olla inimese kasvatusest, et mõni inimene ongi loodud või ongi kasvatatud tantrumit lööma iga asja peale. Ja sa ütled võib-olla mingi väga lihtsa lause ja tema nagu võtab seda niivõrd isiklikult, sest inimesed võtavadki väga palju, neil on see erinev see ja mõni võtabki nagu nii lihtsat asja isiklikult, sa ise mõtled, sa tegid võib-olla nagu lihtsa kommentaari, võib-olla isegi mitte väga isiklikult, aga inimesed võtavad ju isiklikult, inimesed võtsid isiklikult tolles hetkes, kui ma eelmises episoodis rääkisin seda kummikinda lugu, mis ma panin sinna interneti üles, nad võtsid ka seda isiklikult, justkui isiklikku solvangut, et ma nüüd astusin kellegi vastu, sest et nad tahtsid seda ühte kummikinda paari kasutada 3 päeva järjest, eks ole, ja nad võtsidki seda isiklikult ja nad kindlasti mõtlesidki, et see Laanso Kristel, see on täitsa debiilik, on ju. Selles mõttes ma ütlen niimoodi, et kuna ma olen ise koolitaja olnud ja ma tean, et ma olen ka mõnele õpilasele läinud hinge, kas või näiteks see, et ma olen võib-olla olnud nagu mingi strikt, võib-olla mingi viilimise kuju, ma tean, et ma olen füüsiliselt, ma ju näen, kui inimene läheb mu peale närvi. Ja endal tuleb ka mul üks lugu, kus näiteks vanasti üks küünetehnik, kellega me koos töötasime, käisime mõlemad Tatjana juures küüsi õppimas. See oli, ma arvan, 2010 äkki või midagi sellist. Tatjana oli siis üks, või ma ei tea, kas ta on siiamaani, aga igal juhul tema õpetas nagu neid võistlusküüsi tollel ajal ja tema oli, selles hetkes oli ta üks top koht, kuhu nagu minna. See oli, ma arvan, 2009, 10, midagi sihukest. Ja läksime koos ühe küünetehnikuga. Minule isiklikult
mul ei ole vaja, et mulle võib piitsa panna. Mulle võib nagu, minuga võib olla strikt nagu ja mind nagu võib-olla isegi toob minust nagu mu paremad osad välja. Teine küünetehnik nutis, solvus, ei läinud mitte kunagi enam tagasi. Täpselt üks õpetaja, üks õpetustiil, üks inimene solvus niimoodi ära, et ta lihtsalt oli näost punane, ta oli nii endast väljas. Sellega ma nõustun küll sinuga, et tõesti, et alati selles suhtes, et koolitajana number 1 tõesti, sa pead, ma olen päris elus hästi laadna. Tõesti, ma olen hästi laadna, vaata selles ma ise arvan ka, et ma olen. Jaa, aga täpselt ja koolitajana tõmban ma veits ennast tagasi, vaata selle laadnasuse ja ma jälgin alati vastavalt grupile, kui laadnaks sa võid minna. Mõne jaoks sinu tavaelu laadna, sa oled nagu mingisugune, ma ei tea, elufamiliaarne, mingi mis iganes, ta on hästi ise konservatiivne. Vaata, siis ma pean tagasi tõmbama jällegi. Ehk siis selles mõttes, et ma pean nagu koolitajana jälgima grupi inimesi, kes seal on ju, aga ega 100% sa ei suuda nagu nii kõikidele meele järele, see on fakt, sellega ma nõustun sinuga täiega tõesti, vaata. Aga tõesti, ütleme niimoodi, nagu sõnavara koolituse käigus peab hullult valima. No seda küll, aga ma lihtsalt mõtlengi, miks ma nagu võib-olla vaiksem olen, et ütlengi, et see sama lugu, et üks koolitus, 2 inimest, 2 kogemust, nagu minu jaoks väga sobis, minu jaoks Tatjana oli elumuutev. Aga seal on täpselt jällegi see, et mina olen ka alati ütlen seda, et kui hästi paljud soovitavad mind vaata koolitajana, siis mina ütlen alati niimoodi, et ärge nüüd üle nagu haipige, sest tegelikult, et üks asi on nagu, teadmiste põhiselt võite julgelt nagu soovitada, on ju. Inimese põhimiselt võtke niimoodi öelge, et minule sobis, sest tõesti mina energeetiliselt ei pruugi kõikidele samad moodi sobida täpselt, et mõned nagu hull ülistavad, seal kummarduvad, mõned tulevad, patsutavad õla peale, teised ütlevad, mida heite nagu selles mõttes, et nagu see on küll mingi ületõusik, on ju. Ja ma saangi sellest aru, ja see ongi nagu, ma ei pürgigi sinna, et ma pean kõikidele peale minema. See ei ole eluterve selles suhtes, et ilmselgelt. Aga sõnavara või seda sõna me peame jälgima küll koolitustel, on ju, et maha teha teisi ei tohi. Nii, lugu 4 siis. Ja viimane siis selle hooaja, sa olid vähe international siis. Season. Minul selline lugu ühest koolitajast, nime asukohta ei nimeta, aga tegutseb siis nii-öelda oma ilutoas, oma kabinetis kuskil ärimaja teisel korrusel. Keerab paremale, siis vasakule tuba 216, ühesõnaga mitte nõuetele vastavas ruumis. Ja, et mitte ruum 666. Jah, koolituse jaoks oli tal seal kõrval ruum, kus siis sain ise tööd praktiseerida. Tema enda ruum oli paksu tolmukihi all, mustad töövahendid vedelesid kraanikausis. Iga kliendi vahelt käidi kiirelt suitsetamas. Hästi rahustamas, vaata, jahutamas. Veidi sain tema enda tööd kõrvalt järgida. Liigutused olid nii kiired, et ei saanud aru, kas küünte ette valmistust üldse korralikult tehti, aga keelküünte hooldus tehti valmis tunniga. Super koolitaja, kellelt õppida kiirust, aga mis kvaliteediga. Koolitus nägi välja nii, et midagi nipet-näpet näitas ja õpetas, siis läks oma klienti tegemisest aega on raha. Tuli vahepeal vaatama, kaugel olen ja kuidas läheb. Kui olin näiteks keelküünte paigaldust tegemas, siis võttis see mul kui kogenematul hirmus kaua aega. Koolitaja käis vahepeal keksimas, et tema on juba 3 klienti vahepeal ära teinud. No äge, super. Igal juhul sel ajal võhikuna ei osanud midagi paremat oodata. Tänasel päeval tean, et see oli kõige hullem koolitus, kuhu raha olen pannud. Peale selle see inimene tegutseb isegi tänasel päeval ja tuttava käest kuulsin, et oli just kellelegi pediküüri koolitust teinud. Ei taha mõeldagi, kui ebaküeniline see võiks välja näha. Täpselt, tead, see on ka muidugi väga suur üks argument, miks võib-olla tagasisidet ei anta ja et on imelik võib-olla mõni aasta hiljem anda tagasisidet, et tolles hetkes sa ei oska nagu, sa arvavad, kui sa lähed esimest korda elus, sa oled võib-olla olnud seal samas, kus sa olid see mingi see majade see tootmise värk, vaata, kus sa olid tööl on ja nii. Ja sul on null teadmist üldse ilumaailmas toimuvast ja sa lähed koolitusele, aga selles hetkes see koolitus on ju sinu jaoks parim üldse, kõik teadmised on ju essad ja võib-olla siis üks 5 aastat hiljem sa oled veel võtnud paar koolitust, sa vaatad tagasi, mõtled jopem puh, mis asi see nüüd oli, kus ma käisin. Söögilõhnad. Tunned suppi? Just natuke mingi tuleb, jah? Õhtun tüü või? Nõustun selle koha pealt küll, et tegelikult kui nüüd täitsa nagu mõelda tõesti, kui sul ei ole nagu teist kogemust, siis sa arvadki see on, aga ma ütlen jällegi, et kui sa tunned, vaata, kui sa tunned, sa ei pea ju tal kohe peale lendama, et kuule, sul oli nii.
kui ma räägin sulle. Sibula praegu. Et selles mõttes, kui sa tunned, et miskit on nagu valesti, on ju, siis sa võid küsida, et kas ma võiksin nagu küsida, on ju, et noh, vaata, me siin räägime, noh, või mina räägin rohkem nagu selline hästi nagu emotsionaalselt, vaata, see ei tähenda seda, et sa pead peale lendama ja hakkama sõima, või kuule, vaata, see peab nii olema, see peab naa. Ei, sa alati küsi, et kas see võiks nii olla või kas see on okei, et nii oli, bla, bla, bla. Kusjuures minul on, mida ma panen tähele, on ka see, et päris mitmeid on niimoodi, et nad käivad mujal baaskoolitustel, aga pärast, kui on mingi mure klientidega, kirjutavad nad mulle. Et minu jaoks on alati see ka müstika, et kui sa käisid nagu baaskoolitusel, et miks sa siis nagu selle koolitaja käest nagu ei küsi, et miks sa nagu minule nagu kirjutad, aga minu koolitusele nagu ei taha tulla, et raha alla panna, et see on ka selline hästi nagu huvitav lähenemine. Aga vaata, vahest on see ka, et noh, mis on tegelikult ju baaskoolitustel ka, et inimesed ju kuulevad etapiliselt nagu nii-öelda infot. Kindlasti, jaa. Ja mõnikord ongi see, et nad käivad, noh, ongi võib-olla käivad sinu juures baaskoolitusele ära ja siis nad lähevad sinna kuskile täiendkoolitusele, mis iganes valdkonna inimene ja siis ta on vahi nüüd, vaat nüüd sain infot. Aga tegelikult võib-olla seal baaskoolitusel oli kõik seesama info, aga ta ei olnud valmis seda kuulma lihtsalt. Et või, noh, mina olen ka nagu küsinud teinekord, kas baaskoolitus ei olnud, ei, meil seda infot ei olnud, ongi täpselt paar satsi inimest, et on isegi minu koolitustel on niimoodi olnud, et baaskoolitus ja siis ta küsib mu käest sellist küsimust, ma toon talle raamatus välja, et näed, siin on kõik, et täpselt. Aga ta ei ole valmis kuulama või ta ei ole ise nagu läbi töötanud nagu materjali, et see on üks asi. Isegi nagu saad aru, see ega aju ei suuda lihtsalt nagu see, ega see ongi niimoodi, et sul on nagu mingid nagu kas või autoga sõitmine, kui sa alguses lähed autoga sõitma, see manuaalkast, alguses sa ju vaatad peale, eks ole, siis, sest et ma mäletan väga elavalt, kui ma läksin autokooli, siis mulle tundus seda kõike nii palju, et sa pead jälgima inimesi, sa pead jälgima märke, sa pead jälgima nagu, siis sa pead seda manuaali siin jälgima, eks ole, siis kuidas sidur-pidur gaas on ja siis noh, et see oli nagu nii, kõik oli nagu nii palju, siis sa õppisid ära selle, et sa ei pea enam seda vaatama, noh, aga siis sa jälgisid ikkagi neid inimesi, täna on ju niimoodi, et noh, võib-olla oled liigagi uisapäisa juba seal roolis, eks ole, võib-olla nagu ei jälgi nii palju, aga mida ma tahan öelda on see, et mis tahes nagu eriala koolitusele sa lähed, siis lihtsalt su iga päevaga su aju harjub kuulama, et see, mis sa kuulsid eile, sealt võtsid mingi info, see on juba okei, see on kinnistunud, nüüd järgmine päev sulle võib-olla räägis sama lause, sa mõtled, sest mul on üks raamat, mida ma kuulan. Ma kohe kommenteerin ka, nii räägi. Mul on üks raamat, mida ma kuulan aeg-ajalt autos, ma olen seda raamatut kuulanud, ma arvan, mingi 40 korda. Ma veel ei ole sinnani jõudnud, et ma kuulaks mingeid raamatuid autos. Okei. No mul on mingid paar, üks on üks Anthony Robbins, üks koolitaja, keda ma kuulan, üks mingi vana 90-ndate mingi audio, mis on mingi tunniajane ja siis mul on üks mis on tunniajane? Ja siis on üks T. Harv Ekeri üks raamat. Ehk siis sa vaatad, kui paksu raamatu sa tunni aega ära loed või? Tunniajane. Ja siis ma olen neid mõlemat, neid faile olen kuulanud, ma arvan, 40-50 pluss ja iga kord, kui ma kuulan, siis ma olen niimoodi. Midagi uut. Kurat, kui mingid seriaaligi vaatad, kui 10 korda läbi on sama, vaata. Et siis nagu küünetehnika on täpselt samamoodi, ehk siis sa võid anda oma parima seal koolitusel, aga see õpilane võtab täpselt nii palju, kui ta suudab selles hetkes seda infot võtta, ta läheb võib-olla poole aasta pärast uuele koolitusele ja ta kuulab seda täpselt seda sama infot, aga see on täiesti tutikas, sest et aju ei olnud nõus seda kuulama. Aga siit jällegi üks õpetlik fakt, mida tulevased õpilased võiksid ikka praegused. Tulevased praegused õpilased võiksid jälgida, ma mõtlen, kes lähevad baaskoolitustele, et jälgida täpselt väga hea tähelepanek sul. Kui te näete, et teil on koolitus on 3 päeva ja seal sees pakutakse maniküüri, keellakki, keelküüsi, ma ei tea, akvaariumid, jumal hoia, täpselt nii nagu Kristel, te ei suuda seda kõike ära hallata, ma ütleks isegi niimoodi, mida pikem baas, mida vähem seal asju seal sees on, mida rohkem on praktikat, seda parema põhjade alla saate. Sest tegelikult täpselt väga õigesti, jällegi ma kiidan, sa tulid nii hea asjaga välja, mul isegi ei tulnud selle niimoodi, et tegelikult ongi see, et minu jaoks on alati ka müstika, et inimesed lähevad esiteks selle odava hinna peale ja teiseks lähevad alati selle peale, et ma saan nii palju asju, nii vähese ajaga vaata. Sa ei saa tegelikult mitte essugi. Sa ei saa isegi seda baasi. Su aju ei ole lihtsalt võimeline seda infot vastu võtma ja mis on veel on oluline ja üldse koolituste puhul jälle eri valdkonna inimestel ei tasu ennast üle koolitada.
2 koolitust aastas, sest et see hästi palju ma olen seda näinud ja olen mitte palju näinud, ise olen teinud seda, et olen kahmanud nagu koolitusi üksteise jutti, sest ma olen kuidagi sõltuvusse sellest sattunud. See on nii äge on käia, vaata, sa saad ikka mingid nagu snippe vaata juurde. Aga sa pead jätma endale selle perioodi, et seda materjali kinnistada ja siis sa lähedki järgmisel koolitusel ja see on väga okei, et sa käid koolitusele ja 90% infost juba päeva lõpuks kordub. Et see sest mingid asjad on ju faktipõhised, me ei leiuta ise midagi ja anatoomia on anaatoomia, selles suhtes sa ei õpi seal täpselt. Kõikidel on see, et see baas jääb alati samaks, et juukse olemus ei muutu siin 100 aastaga, ei ole siin muutunud, et see on... Ta ikka kasvab siit pealaest, mitte ikka oled kunagi näinud seda TikTok'i. Ma arvasin, et siit kohas kasvavad, aga kas te teate, et siit kasvavad? See oli nii hea. Et jah, koolitustel võiks käia maks 2 ja võib-olla isegi 1. Ja mina ütlen ka 1-2, mina ütlen alati niimoodi, et olenevalt, mis mina ise täpselt samuti käin 1-2 vaata, ma praegu nagu rohkem täiendan ka teist valdkonda on ju nagu, et ma praegu koolitan 2, et üks valdkond ja teine osa nagu teisest valdkonnast ja oma õpilastele ütlen ka, kui sa oled nüüd läbi käinud selle koolituse minu juures on ju, siis lase vähemalt 3-4-5 kuud. Tööta läbi, settu ja vaata nagu, et uuri võib-olla natuke netist, vaata videosi, mis iganes aga ära mine uue juurde, sest nüüd sa lähed uue juurde, kes sulle õpetab seda sama veits teise nurga alt ja siis sul on kuidas ma nüüd, sina teed üldse 3. nurga alt, et pole pointi tõesti. Ja päeva lõpuks tegelikult tulebki 3. nurk ja see on sinu nurk. Täpselt, väga ja see on okei. Ja kusjuures on tulnud nagu tagasisidet, et koolituste puhul ka, et osad koolitajad suruvad oma tehnikaid nii metsikult peale, täpselt nagu need, ütleme, käärid ja tangid. On kääride usku, on tangide uskud. Mõlemad usud on okei. Lõika kas või jalgadega peaasi, et on hügienilised ja ohutud. Aga seda ma ütlen küll, et kui ikkagi koolitusele minek on mis iganes jälle, mis valdkonna inimene, isegi kui sa oled turundaja või mis iganes inimene, et siis ikkagi pigem alati minna avatud meelega uuele koolitusele, mitte sellisel moel, et sa lähed sinna hakkad vastu vaidlema, paned ploki peale kohe, vaata. Mina olen olnud selline õpilane küll oma elus, et ma olen läinud nagu rind kummi sees ja tagunud, et ma olen kõige targem ja sa ei saa mitte midagi. Ma olen vist rääkisin ühes episoodis seda. Ja lõpuks aastaid hiljem lõpuks oli see. Saad aru, et tegelikult nagu oma rumalusest maha visatud raha, maha visatud aeg. Et Tulge ja minge tõesti koolitusele, nagu Kristel ütleski, et avatud meeltega ja mina koolituste alguses ütlesin ka, et nüüd te tulite minu koolitusele, unustage kõik, mis te enne tegite. Mitte sellepärast, et te tegite valesti, vaid lihtsalt, et ärge sulge, ma näitan teile uut asja. Ja kui sulle see ei sobi või ei meeldi, see on sinu valik. Ja tegelikult miks ma ütlesin, et tuleb see 3. suund ongi see, et temal on täna üks suund, sina näitad teist suunda ja tema kombineerib sellest 3. suunda ja see ongi okei. Mina oma koolitusel alati ütlesin, et ma lihtsalt näitan teile, kuidas mina seda teeks. Sina võtad siit täpselt nii palju nippe ja häkke, kui sa soovid ja sina kombineerid sellest oma tee ja kuldne kesktee ongi see, et me saame kõik kamba peale kokku oma. Ja see teebki meid igaühte erilisemaks. Käekirjad on erinevad. Täpselt me kunagi mingi Nailart värkides rääkisime ka, kuidas on täpselt see töö, vaata. Sa näed mingi lambi kohast, vaata internetis. On selle tehtud, vaata. See ongi okei, meil igal ühel tekib nagu oma käekiri. Ja nii, et ärge üldse, mõned tekitavad ise endas nagu, kuidas nad ütlevad nagu, et ma ei oska, ma ei tee niimoodi nagu tema. Sa ei peagi tegema nii nagu tema. Ei peagi, jah. Kui sa teed ka ilusad ja puhtad ilusti, et siis teegi nii nagu sina teed. See ongi sinu töö. Just. Sina teed seda. Kuule, aga selle noodiga lõpetamegi, et... Nii kurb, nii venitaks veel. On mingid head laulu, seal on mingid laulu. Vaata see, mis on see kodukandi laul või see kooris niimoodi... Memmulatab tere peal, ühine see on. Ma ei tea. Ei tea seda või? Sa ei ole laulukooris kunagi käinud või? Ei. No võt, siis mina tean. Mina olen. Mina olen käinud laulukooris. Mul oligi kusjuures, vaata, kui me oleks selle mängu teinud, siis ma küsin ühe fakti lõppu. Teeme niimoodi. Mis sa arvad? Kas mina olen käinud saates Eesti otsib superstaari? Ei ole. Olen küll! Kurat, see küsimus oli täpselt nii, et see pidi nii olema. Olen küll käinud. Ma käisin kõige esimesel hooajal, siis kui Birgit Õigemeel võitis. Ja siis kui küsiti mu käest kommentaari, et kuidas te nagu hindate oma laulmist? Ma ütlesin, ma olen selline keskpärane nagu duši all laulja. Sa mõni värskelt sünnitanud pool aastat nagu selline jämmed ja näost jumala valge kaamel juuksed niimoodi taha tõmmatud, vaata.
aga hullult hästi panin. Vau, see on küll fun fact. Täpselt. Ja, ma olen ikka päris palju hullusi teinud. Aga ootame laike, 25 laiki jälle video alla, et me saaks jälle kohtuda uuel hooajal, siis suve lõpupoole. Siis me oleme pruunid ka. Oi, ära räägi. Siis meil on vaja metsikult volgus siia, et meid näha oleks, vaata. Ja siis tuleme samasugustena tagasi. Silma valged välguvad. Siis oleks küll häbi, kui me ei tuleks päevitanud tagasi. Jah. Aina. Ja kohtume siis... Ja soovime teile meeleolukat suve, nautige ilmasid, olge sportlikud, seivige ja laikige, jagage, saatke lugusid ikka veel. Ja Ilona teeb üleskutseid. Kindlasti. Instagrami tulge jälgige meid, TikToki tulge jälgige meid ja suure tõenäosusega äkki tuleb ka varsti Facebook. Jah. On ju? Olge tublid ja... Tšau paka. Tšau paka. God. Oh, jah.